Jasas. Mikä olette simmerä? Ina olla kaurea, ne? Sincrotima surpas. Kattana vedette mun, ne? Apa tinista niya? Penkseri dedika? Popo, ina problema. Te ei saa vist aru, mis ma rääkisin. Räägime muusikakeeles. Äkki juba hakkate aru saama vaikselt. Järgmine lugu kannab pealkirja Meremehe tütar, selle me tõlkisime lihtsalt ära, et te saaks natukene aru. Meil kõikidel isa Kreekas ja ema Eestis elab. Ja siit mereni on ikkagi põhimõtteliselt kiviga visata, nii et... Emad on meil väga tublid. Me vaatasime, et seal taga käib ilusti kõige kuulsam Kreeka tants Sirtaki. Aga olge head, tulge siia ettepoole, teised tahavad ka neid samme näha. Tulge ette, kõik tahavad näha teid. Järgmine lugu on meil täpselt Sirtaki lugu. Meremehe tütar, see esimene lugu kandis pealkirja Varkastoja loo, mis tähendab kalapaat merel. Kreeklased ikka kalal käivad. Sadamat ja kai ja meremeestre uljas naeru ja lau.
lapsia. Usano oli mani heina che tria ta fari tu pelja. Così fena la hilaina che tria che te sarà te dia. Usando mega la sonora la bende a chi non la spezia. Oh so che piscolo le mani, tremina mexicani, a potapire. Oh tan radiasi, raduja maradiasi, che ti spegnistu alasi, che mi sia pupetia. Ja nüüd juhtus nii, et 2004. aastal ansambel Zorbas käis olümpiamängudel Ateenas ja seal oli üks viisijupp, mis kogu aeg seal staadioni peal kordus iga natukese aja tagant, seda jälle lasti ja see on nüüd siis kõige traditsionaalsem širtaki, mis olla saab. Nii et harjutame ja õpime kõik need sammud selgeks, siin ei ole midagi keeruline. Ja selle loo puhul, mis eriti hästi meelde jäi, oli see, kui Erki Nool oli ära hüpanud oma algkõrguse, siis ta magas tuima näoga mingi 1,5 tundi. Isegi see muusika ei seganud teda ilusti pingi all. Saab laksutada võib ikka.
Lihtsalt kui tublit on. Jeusi nimel. Järgmine tants on vaba tants. See on kõhutants. Võtke oma kõht appi ja keerutage igaüks nii, kuidas teile sobib. Solist on meie klarnetimängija Imre Kalamatjanos. Klarnet. Paluks üks